oleme tulnud siis siia Jeti jäähalli ja tõepoolest kurling, ala, mis on teatavasti ka olümpiaala ja spordisõprade järjekordne eksperiment on siin aset leidmas, aga meil on tegelikult väga kõrged eesmärgid. Tahame kõigepealt tulla Eesti meistriks, siis Euroopa meistriks, siis juba maailmameistriks ja siis jõuda loomulikult 2014. aastal Sotši olümpiamängudele. Sellised väiksed eesmärgid meil ja vaadates, kuidas Jaanil asi läheb, siis on meil täitsa lootust. Muidu ääretakse nagu sellise ristapuuga, mis meenutab natukene nagu sellist akna pesemise harja, siis siin nurga taga on üks natuke suurem ja lõpus. Kui mäng juba enam nii põnev ei ole ja meil edu suur on, siis ma võtan selle harja ja vaatame, kas teeb asja paremaks või mitte. See on täpselt keskel, nii nagu noole mängus viskad nagu 10-sse. Seda nimetatakse nüüd, et sa oled nagu saanud täpselt keskel. No selles mõttes olgem ausad, et õnn on täna olnud vastaste poolel ja kuigi öeldakse, et õnn on tugevamate poolel, siis ei tea, kas täna see ta ei tea, kas see kurlingus kehtib, vaata, ega seal ei peagi seda jõudu nii väga vaja ei ole. Jõud vaadake on ju mass korda kiirendus, aga siin nagu seda väga ei saa nagu rakendada. Okei, see kiirendus tõesti saab pakkudelt ära tõmme ja kõik, aga ma ei tea, kas see mass nii väga siin midagi loeb ja see, et me tugevamad oleme, vist ei ole. Siin ikkagi loeb see osavus väga palju. Ja vastastel on tõesti täna väga vedanud, olgem ausad, et siin viimase kiviga viskad täpselt keskele ja teise kivi eest ära, et seda ei juhtu just iga päev. No kui ma õieti mäletan, siis Gert Kanteril oli vist teine lugu, et esimesed 43 võistlust, mis ta tegi Virgilius Alekna vastu, ta kaotas ja siis 44. korral ta võitis Virgilius Aleknat ja meie tegelikult lähme sama taktikaga nüüd jätkame ja tahaks minna nüüd Eesti meistrivõistlustele järgmisel aastal, teeme natuke vahepeal trenni ja kuigi seekord meil oli suht nutune kaotus, siis ega me sellest ei lase nagu pead norgu ja jätkame. Kui me tahaksime Eesti meistrivõistlustel osaleda, et kuidas on, kui palju me peame selleks trenni tegema? Selles mõttes, et nüüd konkurentsi pakkuda peate ikka veidi vaeva nägema, aga kui te sügisel hakkab hooaeg ja kui te siis pihta hakkate, meistrivõistlused toimuvad veebruaris-märtsis, et siis saate vormi küll, ma arvan, selleks ajaks. No igal juhul edu teile, mehed, ja loodame, et kui meie ei jõua olümpiale, siis vähemasti teie. Aga meie eksperimendid kahtlemata jätkuvad ja tegelikult meil on plaanis jää peale veel tulla ja proovida ära ka jäähoki ja ma tean, et Maksim eriti hea uisutaja ei ole, elus korra vist on proovinud uiska, et selles mõttes meil saab nalja seal palju rohkem kui siin, aga eksperimente on veel plaanis siin käsipallis, võrkpallis ja nii edasi, nii et küll need võidud hakkavad ka tulema. Kindlasti, et eelmine kord ju saime esimese võidu kätte ja küll tulevad ka järgmised. Just, järgmiste võitudeni.